kõik, mida me kasutame, mida me valmistame, on tehtud materjalidest. Need riided, mis teil seljas on, kui see tooli peal, siis see tool, mille peal te istute, kui teil on käes arvuti või telefon, need on ka tehtud materjalidest. Ja mõne jaoks on materjalid, võib-olla seostuvad kõigepealt ehitusmaterjalidega, mõne jaoks mingi nanotehnoloogilisega, aga kõik on nad materjalid. Ja materjalid on saatnud inimest läbi kogu nende ajaloo. Võib-olla kõige esimene materjalitehnoloogia oli keraamika, materjalid, mida inimene õppis valmistama. Ja keraamikat kasutame tänapäevalgi, tassad, taldrikuid, telliskive, umbes samamoodi nagu aastatuhandeid tagasi, aga lisaks on palju teistsuguseid kaasaegsemaid keraamilisi materjale loodud, ilma milleta tänapäeva tehnoloogia toimida ei saa. Veel enne, kui inimene õppis materjalid tehnoloogiliselt midagi uut valmistama, hakkas ta kasutama olemasolevaid looduslikke materjale. Puitu kasutasid juba neandertaallased küll tööriistade valmistamiseks, küll energia saamiseks. Ja võib-olla natuke kummaline, et tänapäeval me kasutame mõnda asja üsna samal moel kui aastatuhandeid tagasi. Õnneks mitte ainult. Aga miks on või mis aitab kasutada materjale uuel viisil, leida uusi materjale, leida efektiivsemaid materjale? Eks see on ikka informatsioon, arusaamine materjalide kohta, arusaamine protsesside kohta. Informatsiooni rolli ei saa kuidagi alahinnata. Informatsioon ja selle levitamine on olnud võtmetähtsusega aegade hämarusest saadik. On selleks siis homse ilmateade, on selleks börsikursid kuskil, on selleks vastase liikumine lahinguväljal. Informatsioon või selle puudumine teeb vahe edukuse ja ebaedukuse vahele. Mõne asja puhul on nii, et loodusest pärit lähteained ja toimeained on jäänud siiani samaks, aga see viis, kuidas me neid kasutame, see täpsus, millega me nendega ümber käime, see kontroll, mis meil on protsessi üle, need on täiesti teisel tasemel. Ja see, kuigi ained on samad, materjalid on samad, siis siit tuleb uus kvaliteet, mida meil tänapäeval vaja on. Öeldakse, et me elame informatsiooni ajastul. See tähendab seda, et informatsiooni on sisuliselt lõputu kogus. Ja pole üldse ime, kui keegi tunneb ennast selles informatsiooni tulvas natuke abituna. Mida uskuda, mida mitte uskuda, mis on usaldusväärne, kui arvamused on vastupidised, siis millist kasutada. Õnneks on paljud ettevõtjad näiteks, kelle niisugused küsimused on kerkinud, leidnud tee ülikoolide juurde, kes on samuti aastasadu olnud informatsiooni hankijad, säilitajad ja ka jagajad hariduse kaudu. Juba viimased 10 aastat on materjaliteaduse küsimustega pöördutud ka meie Tehnoloogiainstituudi poole. Ja on selleks olnud siis alustavad ettevõtted, on selleks olnud küpsed ettevõtted, kellest siin eelkõneleja rääkis, süva- ja madaltehnoloogilised või kuidas siis vastand on. Aga oleme proovinud nende küsimustele vastata. Kõige lihtsam küsimus, mida üks materjal võib tekitada, on see, millega on tegemist. Näiteks, jõudis meie juurde kunagi üks lõng, mille oli kedrata viinud karjakasvataja, kes lootis, et see on tehtud tema alpakavillast, mille ta kedrata saatis. Aga tal ei olnud kindlust, ta näpu vahel ei tundunud see lõng päris õige. Ja ta küsis siis meie käest, et kas te oskate mulle öelda, millest see tegelikult see lõng tehtud on? Mõtlesime, missugune informatsioon meile seda annab. Et sinna võib segada mingit teise looma kiudu, võib segada taimset kiudu, võib mingit muud kraami panna, aga mida me määrama hakkame? Esimene võimalus, mida ikka tasub teha, on vaadata asja lähemalt. Vaadata kohe 1000 korda lähemalt, näiteks elektronmikroskoobiga. Ja seekord selgus, et rohkem ei olegi vaja. Et kui me leiame siit tõepoolest alpaka villale vastavad kiud, siis nende vahelt pugesid välja ka paraku lambale vastavad kiud. Nii et see enam 100% alpaka villast tehtud lõng kahjuks ei olnud. Ega see on, ei saa ka kedratat süüdistada, alpaka villa, nagu te näete, kiu pealtki on selline hästi sile, hästi peenikene ja suhteliselt lühike, ega temast ei saagi head lõnga teha lihtsalt. Aga ega see ei vabanda siis seda, et
et teda lihtsalt teise kiuga natukene ära solkida. Või võtame midagi suuremat, näiteks ühe parvlaeva. Iga laeva kõhus on sadu meetreid, kui mitte kilomeetreid torustikku. Tänapäeval on see torustik tihtipeale tehtud roostevabast terasest või lausa happekindlast terasest. Jõudis meie kätte kunagi üks torujupp, mis oli happekindlast terasest, vähemalt pidi olema, aga lekkis. Küsimus oli nagu ikka jälle, miks ta lekib? Lähemal vaatlusel selgus, et seda jupikest, mis meie kätte jõudis, oli juba 5 korda parandatud, aga sellest hoolimata õnnestus leida üks piirkond, kus algne materjal oli alles. Ja selle lähemal uurimisel selgus, et tegemist on, nimetatakse nõelkorrosiooniks. Aga miks on nõelkorrosioon roostevabas terases? Vaatame, millest on roosteva teras kokku pandud. Roostevabaduse annavad legeerivad metallid, kroom, nikkel, molübden, veel mõned teised. Selles jupikeses originaalist järele jäänud materjalis selgus, et neid on 1/3 jagu vähem. Kas see on piisav selleks, et põhjustada roostetamist merevees? Balti merevesi ei ole ju teab mis soolane. Selle jaoks on olemas testid. Me võime määrata korrosiooni potentsiaali, mis näitab, kui kergesti üks või teine metall korrodeeruma hakkab. Ja selguski, et see keevisest pärit materjal on midagi süsinikterase ja roosteva terase vahepeal, kindlasti mitte piisav selleks, et hakkama saada mereveega. Ja kui siinsused torustikud lekivad sadade meetrite või kilomeetrite kaupa laeval, kus nad peavad hoolitsema tuleohutuse või laeva püsti püsimise eest, no ega see hea lugu ei ole. Järelikult tuleb vaadata, mis laeva peal veel toimub. Aga igast torust tükki võtta ja sellega laborisse analüüsi tegema ei saa. Seetõttu tuli välja mõelda meetod, kuidas teha mõõtmisi välitingimustes, kas siis süsteemist eraldatud torudega või päris süsteemi küljes. Ja selguski, et päris hulka ühendusi ja torusid oleks vaja kiires korras välja vahetada, enne kui asi hullemaks läheb. Aga teadagi, see on ebamugav, see on kulukas ja ettevõte otsustas, et äkki saab kuidagi lihtsamalt, äkki ei tee. No ja siis läks natuke aega mööda ja selgus, et kõik flantsid on ära korrodeerunud, aga mis teha, kui informatsioon ei kõlba kõigile. Aga alati ei ole mure üldsegi mingisuguse olemasolevas materjalis või protsessis, vahest tahaks midagi uut, vahest on lihtsalt visioon, tahaks midagi teistmoodi teha, midagi paremini teha. Võtame näiteks polstrimaterjali, kes istub praegu tooli peal, mis on tugitool või pehmendusega tugitool, siis selle kanga all ja raami peal on tõenäoliselt poroloon, mis on tehtud polüuretaanist. Polüuretaan on suurepärane materjal, teda on võimalik igal viisil modifitseerida, pehmemaks, jäigemaks, temast saab teha kummikuid ja istmeid ja mida kõike, aga tal on ka mõned miinused. Üks neist on see, et ta süttib väga hästi ja kui juba süttib, siis ta põleb intensiivselt, eraldades tervet hulka väga mürgiseid ollusi. Euroopa Liit on otsustanud, et sinna ühiskondliku transpordiruumidesse, kus on palju inimesi ja palju istmeid, niisugused materjalid enam ei sobi. Ja meie partner tuli meie juurde küsima, et kas te oskate meile pakkuda välja mõne teistsuguse vahu, mis oleks samamoodi pehme, tugev, vastupidav, aga ei põleks niimoodi või vähemalt ei oleks nii mürgine. Ja mõtlesime, et aga miks mitte, proovime seda teha silikonvahust. Silikon, kui ta üldse põlema läheb, siis annab meile tulemuseks põhiliselt liiva ja vee, need ei ole väga mürgised, eks ju. Aga neid küsimusi, mida lahendada, oli omajagu ja küll molekulaarmodelleerimist, küll mehaanikakatseid, küll keemiat kombineerides õnnestus meil kokku panna vaht, mis vastas üsna täpselt ettevõtte soovidele. Aga siis tuli küsimus, väga tore, tegite katseklaasis, aga kuidas ma nüüd seda tootma hakkan? Jah, nii see on. Seal tuleb mängu see kuristik, mis kipub olema laboritöö ja tootmise vahepeal. Õnneks õnnestus meil kokku panna jätkuprojekt ja hakata mõtlema välja tehnoloogiat niisuguse vahu valmistamiseks. Ja see on selles mõttes üsnagi meie jaoks väga positiivne projekt, et siin õnnestus kombineerida alusteadus, arendus ja tehnoloogia. Selle projekti raames on juba ilmunud üks artikkel rahvusvahelises ajakirjas, teine on toimetuses ja 3. koostamisel, nii et siin on nagu kõigile midagi. Ja jõudsime prototüüpseadmeni,
mis loodetavasti lähikuudel hakkab liikuma siis juba tehase mõõdus prototüübini. Ja siin üks võrdlus põletuskatsest, alumises reas on siis polüuretaanid ja üleval silikonvahud, meie oma seal see parempoolne. Ja see vasakpoolne alumine on nii-öelda mittepõlev polüuretaan, kuivõrd ta mittepõlev on nüüd muidugi suhteline. Aga tulemus on meil olemas ja loodetavasti saab sellest tehnoloogia, mida Eesti ettevõte hakkab oma tootmises rakendama. Me kõik liigume ju rohelisuse suunas, sest tulevik on roheline, kui meil üldse on tulevik, nagu öeldakse. Ja siin on üks näide ettevõttest, kes kasutab oma tootmises lämmastikhapet selleks, et puhastada metalltooteid enne ja pärast kulla ja hõbedaga katlist. Probleem on selles, et lämmastikhape töötab ainult siis, kui ta on hästi kange, üle 50%. Kui ta läheb lahjemaks, siis on ta nende jaoks ohtlik jääde. Ta on mürgine, ta on söövitatav ja temast tuleb lahti saada. Aga teda ei saa niisama kraanikausist alla valada, ta paneb kõik nahka ja veeametid ei ole sellega mitte nõus. Seda tuleb teda neutraliseerida ja selleks kulub ettevõttel üle 10 tonni leelise aastas. Mida on natuke palju võitu. Ja küsimus oli, et kas oleks võimalik välja mõelda tehnoloogia, et seda hapet puhastada ja uuesti kangemaks tagasi muuta, et tast saaks taaskasutus. Ja uurides happe koostist, uurides kõiksuguseid tingimusi, mõtlesime välja, et normaaltingimustel ta keeta ei saa, keeb 120 kraadi juures, destilleerimine on küll klassikaline meetod, aga igale poole see ei sobi. Aga kui proovida teha vaakumiga ja laborikatsete tulemusena mõtlesime välja protsessi, mis justkui seda peaks võimaldama. Järgmine samm jällegi on vaja teha prototüüpseade, enne kui saab minna laborist tööstusesse. Ja tänapäeva kombe kohaselt tahaks ju lahti saada inimesest, kes peab seisma aparaadi kõrval, eriti kui see aparaat tegeleb keeva happega päevad ööd läbi. Et ideaalis võiks seda tööd teha ju arvuti. Ainuke probleem on selles, et happe olemus muutub iga kord, see solk on iga kord erinev ja see protsess käib iga kord erinevalt. Järelikult kogu see lugu peab olema veel ka ise õppiv, nii et ta saaks hakkama, oskaks ennustada seda, kui meil on niisugune lähtekraam, millal lõpetada üks faas, millal lõpetada teine faas ja kuidas igal juhul vältida seda, et seade kuivale ei jääks ja vastu taevast ei lendaks. Ja kui see asi välja mõeldud on, siis tuleb kokku panna kontseptsioon, luua tarkvara ja praegu, kui me siin räägime, te peame loengut, siis meie inimesed on tehases ja paigaltavad ja installeerivad seda seadet, mis on siin slaidi peal. Kuidas seda asja kokku võtta? Kõigepealt materjalid on igal pool meie ümber, nii et kui te tahate midagi valmistada, siis puutute paratamatult kokku materjalidega. Ja see, kui me neist paremini aru saame ja suudame paremini neid protsesse, mis materjaliga kulgevad, kontrollida, see võimaldab meil saavutada paremaid tulemusi täpsemalt, puhtamalt ja võib-olla viisil, mida seni ei ole tehtud. Aitäh!